Piparkoogist Liisuga. Sa oled ette teinud sellise šablooni järgi, luba ma korra näitan seda televaatajale, et see on see modell, eks ole? Kas see on mingi konkreetsest muinasjutust ka pärit? Ei ole, see on printsess. Lihtsalt printsess? Just. Aga muinasjutu printsess? Just, krooniga. Krooniga, no printsessil peab kroon olema, absoluutselt, muidugi. Nii, ja nüüd sa oled selle pinnalaotuse enam-vähem siin teinud valmis, aga midagi on veel puudu ka, eks ole? Päris valmis sa pole teinud. Just, et meil on need sõrmede tegemised võiks ära näidata. Sõrmede tegemised, nii, näita. Aha, et käsi tuleb siit. Ja käsi tuleb ja ta võiks olla siis vastu seda seelikut, et siis ta ei murdu ära pärast. Ja meil on 5 sõrme, eks ole. Nii, lõikad siit 5 tükki. Vahet sellised sisse. Nii, natuke võiks ära korjata siit seda. Ja hea oleks need sõrmed niimoodi natukene laiali ajada, et siis ta näeb lihtsalt... Ja nagu käe mulje jääb ka, eks? Just, natukene siukse milus on, mitte on meil vist tundub, et on 6. Nüüd võtame siis ühe sõrme ära. Läti versioon vist. Just. Nii, aga siis võib rullida. Nii, ja rullimine tähendab seda, et rullimise... Ja miks me rullime? Miks ma rullin? Sellepärast, et siis sa saad sellise hea kuju. Et siis tulevad... Nii, ja ma teen juukseid. Ja mingid vorme ei olegi. Et mina teengi niimoodi, et sõrmede vahel, näiteks kui ma tahan juukseid teha, siis ma teen sellised mõnusad peened vorstikesed. Ja neid juukseid peaks ikkagi päris palju olema, et tal juba on ja natuke võib-olla juukse otsad ülesse ka. Nii. Ja vaata niimoodi, hops. Vaat nii. Ja ma proovin kuidagi venitada. Kui peeneks teid peaks tegema? No üsna peeneks saab ja see rasv tegelikult hoiab neid pärast seal koos, et need ära ei kuku. Aga ma peaks siiski vaatama, et ma nagu eraldi väga laiali ei pane. Väga ei paneks, jah. Et pigem ikkagi vastu toetama. Vastu toetama, just. Aga ma teen sulle ühe käe ka siit. Ja teine käsi ka muidugi. Ja ma teen ühe käe ka, siis saad ise proovida seda sõrme lõikamist ka. Ja siis meil on vaja veel panna kindla peale niisugused mõnusad vibalikud käed tulevad. Aga piparkoogis suledki vibalikud käed olla ka? Jaa, nii. Aga siis sa saad proovida lõigata ja proovime siis seekord 5 sõrme teha. Ja siis on mul suhkrukaunistust ka. Aga nüüd korraks teeme kiire vahetuse. Teeme kiire vahetuse. Nii, tähtis nuga. Operatsioon. Operatsioon, nii. Oota, pöial jääb ju väljapoole. No pöial jääb sissepoole tegelikult. Oota, jah. Sissepoole. Vabandust, ma millegimist mõtlesin, et väljapoole. Nii, pöial on natuke jämedam. Tubli. Ja minu kõige tähtsam asi on siis see, et me paneme silmadesse sära. Ja siin on mul silmade sära erinevaid. No pole hullu, sa võid selle tükki ära võtta. Võid ära võtta? Ja võtad ära ja siis lõikad siia ühe sõrme veel. Ma saan siit selle jagada. No nii, kuule on päris hea. No nagu oleks varemni teinud, eks? Ja pane Liisule nüüd silmadesse sära. Ja, oota, ma teen selle sõrmed. Lõikad ilusaks veel. Et ei oleks otsad... Võid natuke pöialt minu poole veel lükata. Jämedad tömbud, eks ju, et ei oleks. Väga ilus, pöial püsti. Ja siin on väike silmade sära ja suul silmade sära. Väga hea. Taigin on väga hea. Nii. No ikka suured ilusad need pärlsilmad. Väga hea. Ja need võib panna siis enne küpsetamist peale. Ma võin ära panna ütuks. Sa võid isegi näppudega sättida. Praegu see silm läks küll nagu. Ei, ma panen õige koha peale. Ära muretse. Ma panen valmis võtta minut. See lähebki, eks? Nii, ja mina panen nii kaua siis natuke juukseid ka. Okei, hea küll, ma panen sõrmega. Lihtsalt prooviks panna kuidagi nii, et nii. Ja lusikasaba ma kasutan selleks. Ja mina tavaliselt lihtsalt panen näpuga. No kuidas keegi. Nii, ja lükka täitsa sisse kohe. Ja need võib panna enne küpsetamist. Et kuidagi nagu sulavad laiali ka. Just, ja sa võid, ma arvan, suuks panna äkki ühe ilusa südame. Ma arvan, nüüd võid küll näpuga võtta. Ja see on suhkrumassist, jah? See on suhkrumass, läheb enne küpsetamist peale. Ja vaatagi ilus. Super. Ma arvan, et ma pärast teen ühe kaelakee ka veel peale. No vaata, see üks meil jäigi siia niikuinii ka juba kaelakeeks. Paned selle märke peale, paned selle keskele siis või? No las tolle ääres olgu. Aga vaata, paneme veel juukseid ka. Jah, kiirelt me jõuame veel juuksed ka panna ja siis sa paned ahju ja kaua seda peab küpsetama, et ta hoiaks nõnda vormi ja oleks... 35 minutit võiks olla või 30 ja siis mul on tehtud niimoodi, et see seelik saaksid ülesse. On mul pandud veel selline, et see läheb siia siis alla. Niimoodi, et siis kui ta ahjust ükskord tuleb, siis tal on see ilus vorm ka. Ja see on selle jaoks, et püsti ka saaks seista. Just, aga tahab poole mingit sellist nagu toeks? Tuleb veel leidiosa sinna ka? Jaa. Me peame vaatama, et see piht ka liiga peenik ei tuleks, et muidu murdub ära. See on ka tõsi. Väga ilus. Suurepärane. Aga me jätkame siin eetri taga vaikselt tööd. Tee senikaua vaadake, millega pealtnägija täna õhtul tegeleb ja teada on, et teil on selline aastalõppu natukene erilisem saade kui tavaliselt.
tere hommikust sulle uuesti. Tere. Nii, mis siis on vahepeal sündinud, mis on ahjust tulnud? No mõned toed tulid. Mõned toed, aha, selge. Meil on vaja, et Liisu ilusti püsti seisab. Ja siis need osad non-barellid sulasid ära, aga see on ainult meie kasuks. Sellepärast, et kui me siin nüüd puuderdama hakkame, siis need kohad võtavad eriti hästi kinni seda puudrit, nii et palun puuderda siis. Ma saan puuderdada Liisut veel kaunimaks, veel säravamaks. Ja siis on mul üks siuke võlu. Mul läks liiga palju nüüd. No võib-olla läks, aga sa saad nüüd siit võtta ja nüüd edasi kanda. Ja see on täitsa söödav. Ja täitsa söödav, nüüd siuke väike kullas ära. Ja ma arvan, et võtagi siit natuke vähemaks ja siis on mul tehtud selline suhkru graanulite, non-barellide ja siis selle sama puudriga tehtud selline eraldi segu. Nii et sellega me saame natukene... Ütleme, et on sellel kleidil või seelikul üks kuldsem koht. No jah, glitritega koht. Jah. Ja siis on meil teada tuntud tõde, et glasuur toimib liimina ka. Ja sellega me pärast paneme siis... Olen lahke selle... No ole lahke. Pane siis siia ka natukene. Ja võib-olla siia ettepoole ka. Ja kuna meil on ju kuldsed juuksed ka, et siis võib-olla isegi natuke juuste peale ka. Ja see kohe niimoodi jääb, kui ma natuke nagu pintsi tõmbaga tõmban. Kui ilus. Kodus teha siis pärast kõik riided ka kapis isegi sitendavad. Ja sellega peab arvestama, et see sädelus ei kao vähemalt aastaks paariks, eks ju, teie korterist või elamisest. Ja palun siis kroon ka. Ja kroon ka kuldne just. Väga hea. Nii. Ja siis paneme natukene... Võib-olla kõrbenud otstega, aga pole üldse hullu. Teeme ka ta kuldsemaks. Ja siis me võiksime panna siia nüüd. Nüüd võta siit julgelt niimoodi näppudega puista siia peale. Panen selle korra siia poole. Aitäh. Nii. Puistan siis kuhu peale? Selle, kus sa tõmbasid glasuuri? Kuhu liim tuli. Liim, vabandust, tuli. Ehk siis glasuur. Ma olen kobakäpp selles, aga... Ja võib kohe niimoodi, et rohkelt panna. Siis kõik, mis peab maha kukkuma, tuleb maha. Just. Okei. No äkki nüüd vast on. Nii, ja siis võiksime panna siia ka veel, et kuna need osad non-barellid nüüd vajusid lössi, et sa võid isegi võtta siit neid uhkemaid. Okei. Ja võid seda ka natuke võtta, kui tahad. Ei, aga tegelikult mulle meeldib see mõte, et ma paneksin neid uhkemaid siia järjest nagu niimoodi peale hopp ja loodame, et see glasuurliim toimib. Ja no, eks nad on natuke rasked, eks nad hakkavad niimoodi natuke ära vajuma. Ja ka südamed jäid ilusti peale. See on väga kenasti jäänud just. Kas sa nüüd tahad veel, kui sa nüüd tahad veel kuskile panna, et siis pane jälle seda glasuuriliimi alla. Näiteks võib teha täitsa siia alt sellise serva. See vist ma ei saa enam. Siin on eriti uhke, vaata siia. Ja kui nüüd see tugi siit ära võtta, siis ta tegelikult täitsa püsib sellise kujuga nii-öelda. Ja see peaks sellise, ütleme 3 millimeetri laiuse sellise mõnusa... Jah, mida paksemalt paned, seda rohkem sinna asju külge jääb, on ju. Selles mõttes muidugi, jah, see on ka hea. See ei ole päris selline kiirliim, eks? Ei ole kiirliim. Mingi superliim. Nii. Tead, mis ma teen? Ma teen siia selle vist ilusa valge ääre. No tee siis. See mõjub selliselt nagu kuidagi esile toovalt, ütleme niimoodi. Hakkame juba siit pihta ja siis paneme lisaks siia. Ma olen taibanud piparruukide puhul seda, et mida rohkem glasuuri, seda maitsumad on. Jah, on küll, jah. Ma olen sellise saladuse jälile jõudnud aastatega, ütleme niimoodi. Tarkus number 1. Just, ja nüüd saab siia panna neid kuldseid terakesi, eks. Loodame, et siis liim toimib ja nad püsivad. Ja tõesti väga kuninglik näeb see välja. Väga kuninglik. Ja see oleks nagu need hermeliinist peaaegu tehtud. Ja kõik see värk, see sädeleb ka siin. Ma panen siia natuke isegi rohkem. Siis jääb paremini. Ega sa ei tea, kas on olemas ka sellist... Vahepeal läheb näpsuga, on ju? No peab minema. Nii? Et on ka sellist seda piparkoogi glasuuri, mis öösel helendaks kuidagi. Ega sellist ei ole. Seda ma ei tea. See oleks ka väga uhke, kui niimoodi... Ma arvan, et piparkook lisab keset tuba ilus, oled, ma ei tea, kas majakese või kellegi kuju teinud ja siis... Ma kahtlustan, et ei ole. Võib-olla need prinditud piltidega, võib-olla nendega kuidagi saab. Ja võib-olla küll, jah. Nii, meil on umbes minutike veel aega. Kas me siia keha peale võiksime ka midagi säteliseks või kaunistuseks panna? Üks hästi hea nipp on, on küll. Mina olen teinud niimoodi, et ma olen teinud väiksed täpid. Vaata niimoodi. Et need annavad natuke sükest helki ja heledust juurde, et proovi teha sükesed täpid. Täppmeetodil. Väga hea. Ja need peab mõistlik teha niimoodi natuke nagu mitte, ütleme, kindlas
järjestus, vaid nagu, nagu polkatott, eks ole, põhimõtteliselt. Ja sa võid natuke siiapoole ka edasi minna niimoodi, et õlgade peal oleks ka veidi. Aga juuksed said küll väga ilusad kuldsed. On, loodan, et see kuldne kõik püsib seal. Ei, püsib. Ja pärast paneme siis need toed ka niimoodi, et Liisu saab ilusti püsti ka seista. No nüüd sai küll ilus. Nüüd on, teeme siia siukse piirjoonega. Siis on ikka seelik seljas. Seelik seljas, jah. Väga ilus. Hästi. Super. Televaatajad muidugi näevad teda praegu tagurpidi vaates, eks? Pikutusasendis. Pikutusvaates. Aga äkki ma keeran korra, kui tohib. Ma loodan, et ei juhtu midagi. Mul ma teda kätte veel ei julge võtta, sest see toa panemine, see on siuke... Nii. Väga kaunis. Printsess piparkook. Püsti ei saa tõsta kahjuks. No hetkel veel ärme seda tõsta, sest see toe panemine, see kõik võtab veel aega ja see kindlasti tuleb sinna juurde. Suurepärane. Aitäh sulle. Sulle.